Tere! Täna on meil siis teemaks selline väga oluline teema ja tihtipeale ajurveeda arstid ütlevad seda, et kui sa sööd koos mingisuguseid toiduaineid, mis ei ole omavahel kokku sobivad, et siis tegelikult need tekitavad limast mürkainet ehk aamat ja siis hakkavad välja kujunema erinevad haigused erinevates staadiumites, siis on see veel erinev ka, eks ju. Et alustame siis nüüd sellest, mida keegi eriti kuulda ei taha, aga tegelikult mulle meeldiks alustada sellest, et kuidas me sööme oma elus üldiselt mitte juurviljaid, puuvilju. Et puuviljad on tavaliselt alati olnud meile magustoiduks, aga ütleme, et ajurveeda tarkuste järgi tegelikult öeldakse niimoodi, et puuvilju tegelikult võiks ja peaks sööma iga liik eraldi ja täiesti eraldi teistest toidukordadest. Et puuviljade ja siis ütleme, et puuviljade ja siis põhitoidu vahel peaks olema vähemalt 2 tundi. Veel okei on see, kui sa sööd mõned puuviljad nagu enne oma sööki, sellepärast et puuviljad väga palju kiiremini seedivad ja kui sa sööd nagu seda puuvilja peale, siis need puuviljad jõuavad sinu soolestikus nii-öelda juba käärimisprotsessi tekitama hakata, enne kui kõik teine toit on seedinud ja siis ta paneb käärima sul kogu selle toidu, mis sul seal soolestikus on. Et see on nagu väga oluline teada. Siis puuviljadega on veel see, et eriti nagu hoolikas tuleb olla, et sa sööksid eraldi teistest toitudest meloneid ja arbuuse. Et melonid ja arbuusid on selles mõttes nüüd küll kõige rohkem sellist soolestikus käärimistunnet tekitavad või käärimisprotsessi tekitavad. Et nendega peab nüüd küll arvestama, et neid võiks süüa täiesti eraldi omaette. Et mina ütleksin seda omast kogemustest, et vahetevahel mina küll söön enne sööki, natukene aega enne sööki mõnda puuvilja ja lasen võib-olla mingi 20 minutit seedida ja siis söön hommikuti näiteks, et siis söön toidu peale. Aga ma püüan igal juhul vältida seda, et ma puuvilju sööksin peale sööki. Eriti ohtlik on puuvilju süüa koos jogurtiga näiteks või siis piimatoodetega. Et selles mõttes on puuviljade tarbimine ajurveedas natuke teistmoodi ja ega need puuviljad hästi ei sobi ka toored puuviljad kuskile kaunistuseks, et pudru peale või siis jäätise peale või siis tordi peale või koogi peale vahel väga harva, aga üldiselt ka, et tegelikult ütleme, et tooreid puuvilju ei ole hea või külmutatud, eriti õudne, kui nad on külmutatud, siis mingi nagu küpsetatud või keedetud või hautatud toidu peale panna, eks ju. Ja üldsegi päris ka on mitte ohtlik otseselt, aga ütleme, et veidikene seedimist kurnav on see, ütleme, et kui sa sööd puuvilja, siis pärast, eks ju, piimaga kohvi jood peale, et siis moodustab sellise üsna raskesti seeditava kombinatsiooni sinu kehas. Et seda tuleks püüda siis vältida, kui sa tahad, et sul ei ole pärast raske olla ja kui su seedimine töötaks ja oleks seedimine korras. Siis piimast räägin ka natukene, et piim, mis on siis ajurveedas tegelikult üsna nagu selline tunnustatud ja armastatud toiduaine, siis piim ei sobi tegelikult eriti mitte millegagi kokku, eriti veel koos puuviljadega, nagu ma juba ennem ütlesin, eriti meloni, banaaniga ja hapude puuviljadega ei sobi. Ja piim ei sobi ka üldse kokku koos tarbimiseks jogurtiga või lihaga või kalaga või pärmileivaga või siis sellise ajurveeda paastotoiduga kitšeriga. Et piim tegelikult kõige paremini piim sobib omaette või siis tõesti teraviljadega kuskil putrudega.
et piim iseenesest on ka raskesti seeditav ja noh, kuna igasugused lihatooted on ka ikkagi raskesti seeditavad ja juustud ja ka muna tegelikult, siis väga nagu nendega kokku ei soovitata nagu segada ja neid miksida. Et kui vahest harva juhtub, on okei, aga tegelikult ütleme, et igapäevaselt peaks ikkagi vältima, eks ju. Et igapäevaga võiksid sa ikkagi vaadata, et sa sööksid selliseid toiduaineid, mis on omavahel nagu kergemini seeditavad ja kehale paremini nagu vastuvõetavamad on, et siis su keha ka tänab sind selle eest. Siis järgmisena räägin siis, et jogurtist. Jogurt ei sobi siis kokku piimaga ja juustuga, puuviljadega, kuumade jookidega ei sobi jogurt kokku. Noh, jogurt üldse on selline asi, mis on hästi hapu oma omadustelt ja kui jogurtit palju tarbida, siis ta hakkab kehas tekitama siis põletikuprotsesse. Et ja üldsegi jogurtit, nagu meil pakutakse teda tihti peale mingisuguste marjadega, eks ju. Et see on nagu tegelikult ei ole hea. Ja kui me siin rääkisime enne veel ka puuviljadest, siis puuviljade koha pealt, eks ju, et eriti nagu see, kui ma puuviljadest rääkisin, siis see puuviljade jutt käis eriti just siis, kui puuviljad on värsked, et töödeldud puuviljadega natuke teistmoodi, aga piimatoodetega ei maksaks neid ikkagi kombineerida. Sest et puuviljadel ikkagi, kui seal piima puhul nagu, kui seal on mingisugust sugust haput on seal sees, siis see piim tõmbab ikkagi klimpi, vaata, ja siis koos see klimpis hullus, mis seal tekib, seda on nagu raske seedida sellisel kujul. Ja järgmisena räägin siis ka meest, et mesi ei sobi siis tarvitamiseks võrdses koguses kiiga, et kui sa mett tarbid, siis kindlasti ära kasutada ta näiteks niimoodi, et võtad 1 teelusikatäie mett ja 1 teelusikatäie kiid, et see siis moodustab siis kehale raskesti seeditava kombinatsiooni, et see ei ole selles mõttes nagu hea. Ja teine asi on ka see, et mett ei tohiks siis üle 36 kraadi kuuma sisse lisada, et siis ta tekib selline kititaoline aine ja siis see jääb siis sooleseente külge kinni ja mida on ka arstid ütlevad niimoodi, et seda on ikka väga raske ka siis kätte saada, kui teha väga tõsist kehapuhastust, et seda mee sellist kitti on eriti raske nagu soolestikust kätte saada, et ärge seda tehke enam, kes on siiamaani teinud, et panete kuuma tee sisse või kuuma kohvi sisse, panete mett, on ju, et on paremaidki võimalusi, mida teha. Siis muna. Et muna siis ka ei ole hea koos siis kartuliga ja piimaga ja juustuga, puuviljadega, kuumade jookidega. Et eks ta ole niimoodi, et me oleme harjunud muna kasutama nii pannkookide sees, kui siis võib-olla mõni perenaine ka, või ütleme, et klassikaliselt oleme ju harjunud ka tegelikult kartuleid enam-vähem munaga tegema ja mida iganes, eks ju, aga see muna on ka tegelikult ikkagi raskesti seeditav ja kartul on raskesti seeditav, eks ju, piim ja juust on raskesti seeditavad. No igal juhul, kui te kasutate selliseid toidukombinatsioone, siis igasugust kõike, mis seedimist soodustab, tasub sinna juurde lisada mingeid vürtse, mis seedimist soodustavad kindlasti lisada, et lihtsalt ainult soola, sellest on vähe nagu. Et aga pigem nagu tasuks muna, üldse muna, süüa ikka on okei, aga pigem nagu tasuks nende kartulite, piima, juustu, lihajogurtiga teda mitte koos süüa ja melon ja banaaniga muidugi ka muna ei sobi kokku, ja arbuusidega ka kindlasti. Teraviljad
öeldakse, et ei sobi kokku puuviljadega, värskete puuviljadega siin, eks ju, et teraviljad küll, aga kui ütleme, et kui sa teed putru, siis pudru sisse on okei panna kuivatatud puuvilju või siis kuivatatud vahetevahel mingid pähkleid või marju, aga kindlasti mitte värsket, värsket ka pudru sisse siis, kui sa oled ütleme, kui sa selle puuvilja seal panni peal või kuskil ennem ära nii-öelda hautad või siis ära nagu kuumutad, eks ju, kas kii sees või siis mõne muu rasvaine sees, aga tegelikult siis on okei, eks ju, ja et kui sa täielikult, aga kindlasti mitte siis, kui sa paned piima sinna, eks ju, et pudru teed piimaga hommikul, et siis ma soovitaks puuviljasid siiski mitte kasutada. Siis puuviljadest ja melonitest ja arbuusidest, mis mul siin järjekorras on, nagu te juba võite tähele, mul on väike spikker siin ees, et nendest ma juba üsna pikalt rääkisin ja selles mõttes tõesti, et puuviljade ja ka marjadega, et olge ettevaatlikud natuke tõesti, et tegelikult eks looduses ka, eks ju, et kui sa lähed metsa, siis sa sööd marju lihtsalt nagu eraldi teistest toidukordadest, siis sa lähedki, sul on väike aeg, kus sa metsa jalutad ja sööd seal ainult neid ja tuled tagasi, on ju. Et siis sa muid asju ei söö. Aga tuleb mõelda selle peale ja natukene oma harjumusi võib-olla siis muuta vahepeal, ja tunnetada, kuidas su keha reageerib, et ole avatud ja katseta. Siis sidrunite laimidega. Sidrunid ja laimid ei sobi tegelikult üldsegi kokku jogurti, piimatoodetega ja ka kurgi ja tomatiga muutuvad nad raskesti seeditavaks. See tähendab siis seda, et igasuguste salatite ja sisse nagu laim ja sidrunit ei maksa panna, et see teeb nad raskesti seeditavaks, et eriti värskete salatite sisse siis, et seda tuleks siis nagu jälgida ja seda siis vältida püüda. Siis redis ei sobi siis kokku piima ja rosinate ja banaanidega ja igasugused tärkliselised ei sobi siis muna ja piimaga ja banaaniga ja tatlitega ei sobi kokku. Et seda tuleb ka nagu siis vaadata ja jälgida. Ja siis maavitsalised, mis on siis kartul, tomat, baklažaan, nemad ei sobi siis kokku igasuguste kurgiga, jogurtiga ei sobi, piimaga ja loomulikult ka meloni, arbuusidega ja puuviljadega ei sobi siis kokku, et see on just mõeldud siis, et kui nad on nii-öelda värskelt tehtud, et keetmisega on teine asi natukene, et keetes me kuumutame nad läbi, siis lisandub sinna nii-öelda see tuleenergia ja siis nad muutuvad nagu tegelikult paremini seeditavamaks. Ja muidugi arvesta ju sellega siis, et liha võiks seda süüa võimalikult vähe, et kui me eestlane keskmiselt sööd praktiliselt iga päev liha, siis kui sa oled veel lihasööja ja tihti liha sööd, et siis püüa seda lihatarbimist vähendada paarile korrale esialgu nädalas ja võib-olla siis edaspidi nagu, et sul oleks seedimisele lihtsam, et siis pigem nagu üle minna kana ja kalkuni liha peale ja kindlasti liha puhul on hästi oluline siis see, et sa sööksid mahedat liha, et sa ei ostaks seda kõige odavamat ja kõige lihtsamini kättesaadavat liha, eks ju, et liha puhul on väga oluline see, mis energia sa sealt endaga saad, on ju, et vaata seda ja jälgi seda ja hoolitse selles osas iseenda eest, et mitte keegi teine sind ei tule selles osas pärast siis nii-öelda nõustama ja aitama, aga pärast siis selles mõttes, et see ebakvaliteetne liha tegelikult tekitab hirmuenergiat, raskustunnet ja loomulikult see kehale ei ole ka igas mõttes hea, et see ei tee su enesetunnet selliseks õndsaks ei paku sulle sellist armastuse tunnet, et siiski võimalikult vähe tarbida liha ja kala ja kõike seda, eks ju.
et loomulikult, kui me lisame toitudele vürtse, siis me natukene saame neid kahjulikke kombinatsioone vähendada ja siis, kui sa harva mõnikord teedki mingit sellist toitu, et sa nagu, et sa sööd neid ebasobilikke toidukombinatsioone, siis siis laste vahepeal olla, aga üldjoontes püüa siis kindlasti seda vältida, sellepärast et tegelikult nendest ka hästi tihti tulevad sulle kehasse sellised kahjulikud ained ja milledest on nagu raske lahti saada ja mis kuhjuvad ja siis alles aastate pärast võib-olla sul mingisugused probleemid välja löövad ja sellega siis tegelikult oma elule nagu sa natukene nii-öelda tõmbad sellist musta kardinat ette või musta joont peale, et selles mõttes ei ole nagu mõtet endale sellist käkki minu meelest nagu keerata, et kui sa oled teadlik, et siis ma soovitan sul siiski nagu neid toidukomposid vaadata ja jälgida. Et igal juhul on see võimalik, et esialgu tundub see keeruline võib-olla, aga kui sa ära harjud niimoodi toitu tegema endale, et sa neid kombinatsioone ei kasuta, siis tegelikult on tohutult palju võimalusi ja tegelikult ütleme, et lihade asemele on suuresti sobilikud ka läätselised erinevad, eks ju, siis ja üldsegi võib-olla siis ma korraks veel mainin ka ära seda, et tegelikult meil igas päevas peaks olema siis esindatud teravilja, siis mingisuguseid kaunviljasid või siis läätselisi või siis mingisugust mingit muud valgulist toiduainet, kas siis natuke liha või siis kala või siis muna või kohupiima või midagi sellist ja juurvilju, eks ju, ja siis ütleme niimoodi, et ega seda värsket ja toorest ei peaks olema üle 20% mitte kindlasti ja kui me siin räägime siin erinevatest seedimise tüüpidest, siis vata tüüpi inimesed kindlasti ei tohiks üldsegi väga palju seda värsket süüa ainult siis, kui on hooaeg ja võib-olla suvel, eks ju, et vata tüüpi inimesed igal juhul külmematel aegadel võiksid ikka igas mõttes vältida neid igasuguseid lehtsalateid ja sellist rohelist, et kui siis sellist maitserohelist tilli, natukene ka sibulat ja peterselli ja koriandrit ja kellele mis maitseb, mitte millele kes maitseb. Et igal juhul selline väike ülevaade siis sobimatutest toidukombinatsioonidest ja mina tänan, et sa kuulasid ja omale olulise info kõrva taha panin ja peatse kohtumiseni taas.